kuidas läbi targa turunduse jõuda pea 14 miljoni eurose käibeni ning 4,62 miljoni eurose kasumini, miks ja kuidas tõsta oma toote hinda, milliste oskustega on 10-liikmeline turundustiim ja kuhu investeeritakse 2 miljonit eurot turunduseelarvet, kus kohas ja kuidas üldse kasutada SMS-turundust ning mis on üks eriti kaval häkk ChatGPT kasutamisel, kliendi analüüsil ja turundusel. Mina olen Timo Porval turunduslaborist ja digiagentuurist Lavi. Ekspordime osa number 38 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule otsi Facebookist üles grupp Ekspordime ning tule sinna liikmeks. Siis sa saad alati teada, kui uus osa ilmub. Ja kui sa kuulad täna seda podcasti, siis tea, et tegelikult on olemas YouTube'is ka videod. Otsi sealt üles Ekspordime YouTube'i kanal, vajuta subscribe ja saad samuti alati teada, kui uus osa on väljas. Läheme saate juurde. Täna on külas mees, kes juba 1998. aastal lõi Eesti esimese internetiportaali xxl.ee. 2022. aastal tegid oma ettevõttega TextMagic 13,83 miljonit eurot käivet ning 4,62 miljonit eurot kasumit. Eelmisel aastal saatsid nad välja 294 miljonit SMS-i. 12 kuu aktiivsete kasutajate arv on neil 37 934 inimest. 68% nende tänastest klientidest on USAst, 18% järgneb UK-st ning seejärel Austraalia ning Kanada. Näiteks 2021. aastal oli neil 32 503 tehtud testkontot, millest 32,48% muutus maksvateks klientideks. Kliendi hankimise hind on 41,8 eurot ning kliendi eluea väärtus 620 eurot. Vau! Ta teab oma ettevõtte numbreid väga hästi ning need on väga ilusaks timmitud. 2022. aasta lõpus oli meeskonnas 88 liiget, pea kahekordistudes viimase aastaga. Ta viis ettevõtte 2021. aasta lõpus ka börsile ning kaasas lisakapitali 2,5 miljonit eurot ning investorid olid valmis andma neile küsitust 20 korda rohkem raha. Midagi teevad nad ikka pagana õigesti. Ja sellest kõigest on veel vähe, siis arendavad nad täiesti uut teenust nimega Touchpoint, millest kindlasti ka tänases saates juttu teeme. Vaadates selle mehe tööeetikat, ettevõtte numbreid ja ambitsioone, siis kindlasti on tegu ühe väga potentsiaalika tuleviku ükssarvikuga. Kui ma uurisin, mida inimesed tema kohta LinkedInis ütlesid, siis leidsin sealt selliseid katkeid. Kõva töötegija ning visionäär, kes on ennast tippu välja töötanud või tark nii inimesena kui turundajana ning annab kogukonnale tagasi. Ta on suurim eraannetaja SOS Lastekülale, panustanud Jõhvi programmeerimiskoolile Kood Jõhvi ning Eesti Haridusfondile. Nagu näha, siis suurele tarkusele, kogemusele ning edule on sellel mehel ka suur süda. Priit Vaikmaa, tere tulemast podcasti Ekspordime. Tere. Mis mul sellest nimekirjast välja jäi või valesti äkki läks? Üks asi, mis jäi meelde, on see, et First North on tegelikult alternatiivbörs. Et plaan on meil ka ikkagi liikuda sinna põhibörsile ja põhinimekirja minna. Kas siis 2024 või 2025, eks see paistab. Et seal on nagu väike vahe, eks. Aga räägi üldse, millega TextMagic tegeleb ja mis probleemide selle tootega lahendate? Me tegime alles hiljuti selle kliendi uuringu ja tuleb välja, et me tegelikult lahendame kommunikatsiooniprobleemi. Et me oleme väga palju enda turunduses kasutanud seda SMS marketingi ja turunduse teemat. Aga tegelikult selgub, et kliendid lahendavad puhtalt kommunikatsiooniprobleemi SMS-kanali kaudu. Sest tegelikult tänapäeval on Ameerikas väga raske saada kätte mingit tudengit emaili kaudu või talle helistades. Ta lihtsalt ei vasta sulle mitte midagi. Aga kui sa talle tekstid või sõnumi saadad, siis on see, et ta selle kätte saab, on väga suur see tõenäosus ja ta ka vastab sulle. Ja sa saad taga suhelda niimoodi läbi teksti. Et see ongi puhtalt kommunikatsiooni, SMS-kommunikatsiooni lahendus meil, mida me pakume TextMagicus. Ja teine toode Touchpoint, mida see teeb? Touchpoint on põhimõtteliselt siis kliendi toe, kliendi teeninduse platvorm a la Intercom, Zendesk, Freshdesk. Et toome põhimõtteliselt suht sarnase süsteemi turule ja hakkame siis seda pakkuma esialgu ka TextMagicu kliendi baasile ja nii edasi, eks, et siis ka Eesti startupid võiks olla meie kliendid.
ja mis Touchpointi veel teeb huvitavaks, on see, seoses selle AI tulekuga, ma arvan, et see mudel, et per kasutaja hakkad maksma või per seat või per agent maksad, et see võib-olla ei kesta pikalt, sest AI tuleb ja siis mingi hetk sul ei ole nii palju agente vaja, eks ju. Et meie billingu süsteem hakkab olema niimoodi, et sa maksad, eks ju, per usage, per nii-öelda kasutus. Ehk kui sul on ala 1000 tiketit või 1000 case'i kuus, siis sa maksad meile ala 20 senti per case. Mitte niimoodi, et sa maksad meile per agent, eks ju. Kuna AI ilmselt vähendab klienditeenindajate töömahtu. No võiks ju vähendada küll. Ma arvan, see on kindlasti üks valdkond, sest see ChatGPT väga kergelt suudab sulle mingi teksti kirjutada, sa saad väga palju aega säästa seal Touchpointi kaudu. Sinna Touchpointi juurde me tuleme kindlasti veel tagasi. Ütle, kuidas sa üldse TextMagic'usse sattusid? Ma sattusin sinna läbi tutvuste, nagu ikka, satutakse igale poole. Minu tuttav Martin Villig kunagi töötas Skype'is koos selle TextMagic kasutajaga Dan Hottoniga. Ja suhtlesid seal oma vahel, ajasid tööasju, äriasju, mõtted vahetasid ja mingi hetk siis Dan mõtles, et ta müüb TextMagic'u maha. Aga siis Martin pakkus talle, et kuule, ma otsin sulle Eestist mingisuguse tegevjuhi ja hakkab seda firmat sulle arendama. Ja siis Martin pakkus mulle seda võimalust, et kas sa oleksid huvitatud TextMagic'ust. Juba tol ajal ma mõtlesin, mis värk, et SMS-id ja niimoodi, et võib-olla mingeid muid variante mul ka. Aga mingi hetk ikka mõtlesin, et lähen ja teen, eks ju. Kuna see tegelikult mulle meenutas, see on ikkagi rohkem online äri ja online turundus on seal vaja teha, eks ju. Et see tundus tegelikult huvitav mulle. Ja 2007 oli see, kui ma läksin sinna tööle. Ma läksin lihtsalt tööle sinna. Ja siis 5 aastat sai tegutsetud ja siis Dan pakkus võimalust teha management buyout, mis tähendab siis seda, et juhtkonna poolne väljaost. Ja nii ma sain ka osanikuks, nii-öelda omanikuks, eks. Ja siis 4-5 aastat maksin seda laenu. See oli päris raske periood, sest iga kuu oli vaja maksta korralik summa. Et see firma ära ost, et see oli päris kitsas oli vahepeal elu. Kas see ettevõtted tol hetkel nii palju ei genereerinud, et sealt see laenumakse ära teha, et pidid isiklikud finantsid ka mängu tooma või? Ei pidanud tooma, aga selles mõttes, et mingisuguseks meelelahutuseks või elamiseks väga palju raha jäänud, et kõik läks firmasse tagasi. Et vahepeal oligi naise palkas sai elatud. Väga, ma arvan, paljud ettevõtjad resoneeruvad selle ajahetkega, et see on käivitamise faas. Ütle, kui keegi kuulajatest on täna samas rollis ja on ostmas mõnd ettevõtet, siis mis on sinu soovitused, mida kindlasti jälgida, teha või otsustada? Ma arvan, et mis kõige tähtsam on, et ettevõtte võiks kasumis olla, kuidas muidu ei mängi kuidagi välja, eks ju, see ost. Sest sa pead ju finantseerima seda ostu kuidagi. Minu puhul oli muidugi see tore, et see müüja poolne ise pakkus mulle finantseeringut, mis tähendab seda, et müüja andis mulle nii-öelda laenu, pluss intress, eks ju. Sest tol hetkel ma siit pankades kuskilt midagi saanud, sest mul polnud kinnisvara tagatiseks anda ja nii-öelda digiettevõtte aktsiad ei kõlba tagatiseks. Ja sellepärast ei jäänudki muud üle, kui nii-öelda seller financed tehing toimus, ehk siis müüja poolne finantseering või kuidas seda eesti keeles öelda. Ehk tema andis mulle ise laenu. Ja siis ma maksin siis rahavoogudest järjest talle seda laenu tagasi. Mida veel arvestama peaks lisaks sellele, et see kasumlikkus? Ei, ma arvan, et kui sa ise oled seal juht olnud, siis sa tead kõike selle ettevõtte kohta. See on ideaalne võimalus saada ettevõtjaks ja omanikuks. Ongi konkreetselt pakkuda passiivsetele ettevõtte omanikele, et kuule, ma ostan ära, eks. Ma arvan, et see on väga lihtne või väga hea võimalus, eks. Sa tead ettevõttest ise kõik, on ju. Sul on arendusmõtteid, ma ei tea, võiks proovida pakkuda välja nagu passiivsetele asutajatele või omanikele võimalust, et ma ostan ära. Kuidas see väljaostu number tekib? Tundub nagu, või mille pealt see otsus tehakse? Meie tegime konkreetselt 5 korda kasum, oli meie see ettevõtte. Ehk siis tol hetkel oli kasum aastas 200 000 ja ettevõtte väärtus oligi 1 000 000 naela. Ja selline oligi väärtus. Kui on ettevõtte kasum, mis ongi lihtne, et mitu korda kasum, eks, või mitu korda käive, eks. Aga muidugi su ettevõte peab olema kasum, sest muidu sa ei suuda teenindada seda laenu, et kus sa seda laenuraha saad siis, eks, tagasimakse, igakuist tagasimakset. Et kahjumis ettevõtet väga ei soovitaks osta. Üks suur kohustus juures oma igapäevasel kulureal. Just. Mis on
igapäevane roll sul täna TextMagicus? Lähed hommikul tööle ja hakkad tegema mida? Põhiliselt tegelen igasuguste kreatiivsemate küsimustega, ala tootedisain, turundusplaanid, ideed, mõtted. Hetkel on meil ülisuured disainiprojektid, me teeme TextMagicu seda kasutajaliidest, teeme uut disaini, siis teeme uut marketing saiti, siis teeme touchpointi, täiesti uut toodet, mobiiliäppi uuendame, värskendame, nii-öelda facelifti teeme. Et praegu ongi hästi kreatiivne periood. Siis üks hiljutine suur projekt, mida me tegime, oli hinnatõus. Nii, räägi lähemalt. Meil on hetkel negatiivne NPS. Et see on nagu haruldane. Et meil tavaliselt on nagu NPS 60, aga täna hommikul ma vaatasin, NPS oli -8. Et see on nagu, see on muidugi puhtalt selle hinnatõusuga seotud, et inimesed laavad lihtsalt 10, no miinus, eks ju. Ongi see NPS küsimus on ju 1-10. Ja inimesed laavad meil ühtesid hetkel. Puhtalt sellepärast, et nendele meeldi hinnatõus, eks ju. Aga ma ise arvan, et see mingi paari kuu pärast kaob ära, siis jälle normaliseerub see NPS-i nagu tase. Ja mis seal siis toimus, oli see, et me viisime osad meie teenuste hinnad konkurentidega samale tasemele. Meil oli väga liiga odav. Et tegime selle tõusu ära, kulutasime välja, saatsime meili. Kuskil, ma ei tea, 40 või 50 000 e-maili saatsime. Ja vist nädala jooksul 1000 kontot pandi kinni umbes. Oba? No jah, aga need on mitteaktiivsed osad, eks. Et need ei ole nagu, me ei kaotanud mingit suuri kliente veel, eks. Et see oli üks viimase aja stressirohke projekt, eks. Aga kui meil läheb see edukalt, siis meil USA käive peaks tõusma 50%. Investorid on kindlasti väga rõõmsad. Ma arvan küll, jah. Vaatame. Kuidas te seda hinnatõusu planeerima ja tegema hakkasite? Rääkisite klientidega ka või lihtsalt ise oma keskis otsustasite, et nüüd on aeg hinda tõsta nii-öelda samale tasemele kui konkurendid ja meil välja ja kõik? No meil on seal teenuse kasutaja tingimustes kirjas, et me võime iga hetk hindu tõsta, eks. Ja tekkiski mõte, et vaja kasvu kiirendada. Tahaks, mis seal ikka, saadad meili ja tõstad, eks. Mis seal ikka keerulist, eks. Et mis ma olen ise siin aru saanud, Eesti ettevõtjate suur probleem ongi see, et nad küsivad liiga vähe raha oma teenuste eest. Ma arvan, et see on nii läbi probleem Eestis, et naljakas on mõnikord kuulda, kui öeldakse, mis nende mingi toode või teenus maksab. See on nagu nii naljanumber. Et tegelikult võiks rohkem raha küsida. Kuidas sellest hinnaküsimise nii-öelda hirmust üle saada? Priit Kallasse, kes Iglu Craftist siin ka käis, ütles, nad ühel hetkel lihtsalt korrutasid hinnad 2 müük läks paremaks tegelikult. Täpselt. Ma arvan, et ongi selline nii-öelda up-market liikumine või kuidas seda eesti keeles ülespoole nii-öelda järgmisel level, et need unustad need väga väiksed ja odavad kliendid ära ja liigudki lihtsalt natuke samme edasi. Ja kui klient maksab rohkem, siis on ka parem klient, ma arvan. Ma olen nõus teenusepakkujana täpselt alati nii on. Just. See, kes tuleb sootsa hinnaga sisse, see toob kõige rohkem peavaluga kaasa. Esitab palju küsimusi ja nõuab ressursse. Just. Aga hea. Kuulates sul neid tegevusi, kas oled oma päevad kuidagi ära ka jaganud, et võt sel päeval on mobiiliäpp, sel päeval on need või on kõik läbi segi? Kuidas oled seda organiseerimise poolt endal teinud? Minu roll on tegelikult ikkagi pigem suhelda tootejuhtidega. Et kui neil on vaja feedbacki või neil on midagi näidata, siis ma vaatan üle ja annan oma hinnangu. Ütlen, et kas midagi vaja muuta siin või... Et mina nagu aitan kinnitada nagu lõplikult neid disaine, et heaks kiita. Ja vahest liigutan ise ka piksled, ütlen, pane see nupp siia ja seda värvi võid muuta ja midagi sellist, eks. Et pluss mul on grupijuhtimine ka. Meil on grupi tasemel ka huvitavad arengud hetkel käsil. Et just palkasin sinna 2 head inimest. Et meil on see juhtimiste teema ka nüüd paranenud kõvasti. Mis see tähendab? See tähendab seda, et palkasime siis nii-öelda strateegiajuhi ja uue finantsjuhi. Et nendega ma siis juhin praegu kogu seda tegevust. Kui sa TextMagicut juhtima läksid, siis mis olid esimesed lükked, mida seal tegema hakkasid? Kõigepealt palkasin inimesi. Meil polnud ühtegi programmeerijat olnud tol hetkel, oli ainult üks support inimene, kes oli siis Tänni isa.
ja tänne oli ise siis progeja ka, eks, aga kuna ta läks ära, siis mul oli kohe vaja paari progejat, siis ma leidsin Ukrainast paar freelancerit ja siis me hakkasime arendama seda toodet. Kui ma läksin sinna, ei olnud isegi sellist veebi interface'i, et sa ei saanud veebi kaudu saata, oli üks selline Windowsi väike programmijupp, kus sa said saata, et esimene projekt oligi nagu veebi interface'i loomine, et sa saaks selle kaudu saata sõnumid nagu. No selles mõttes, et ei olnud mitte midagi nagu. Oli mingi andmebaas ja suke veebi või nii-öelda Windowsi mingi väike programm ja kogu lugu. Kas sealt edasi oligi siis see, et kui see veebi interface valmis sai, siis et enne olid ju kliendid, ma saan aru, UK turul ja siis hakkasid liikuma USA turul, et kuidas USA turule minek käis? Kuna TextMagicu äri ja kogu see veeb oli inglise keeles algusest peale, et siis juba orgaaniliselt oli seda USA traffic'ut seal peal kogu aeg. Et need märksõnad tegelikult kattuvad ka USA-s, et ala business texting, eks ju. Et see on UK-s, Austraalias, USA-s ka populaarsed märksõnad, otsingusõnad, millega leida siis sellist SMS teenuse pakkujat. Aga alguses olid meil tehnilised piirangud, eks ala Twiliot isegi ei olnud veel olemas tol hetkel, kui ma läksin TextMagicusse. Kas see on täna turu suurim siis SMS? Ma arvan mahu mõttes üks suurim kindlasti. Ja siis 2007 kuni 2014 me olime ainult põhimõtteliselt siis UK-s, Austraalias, Euroopas. Ja 2014 lansseerisime USA toote. Ja põhimõtteliselt, mis liigutusime tegime, oligi see, et me võimaldasime liituda USA-s, et me ei teinud midagi muud erilist, kuna meil oli orgaaniline USA traffic kogu aeg peal juba. Et täpselt nii oligi. Mingit Magicut ei olnud. TextMagic oli. Kui suur on TextMagicu edus turunduse roll? Ma arvan, et kõige tähtsam vist. Et sul on ka see digiturunduse taust ja huvi on ju, sest esimest korda me sinuga jooksime kokku eliitlaagris, kui Peep Lai ja Priit Kallas seda kordasid aasta võis olla, ma ei tea, 2012 äkki. Jaa, mul on tegelikult selle digiturunduse osas üks suur projekt käsil. Meil on Rumeenias praegu ligi 10 turundusspetsialisti tööl ja meil on nüüd soov sinna välja arendada korralik digitaalturunduse agentuur. Otsime sinna tegevjuhti või operatsioonide juhti, kliendisuhete juhti, eks ju. Et hakkaks kogu seda agentuuri meil seal arendama. Muidugi agentuur alguses teenindab ainult nii-öelda grupikliente, eks ju. On meil TextMagic juba Touchpoint, et saaks need kliendid nii-öelda rahuldatud täielikult. Ja tulevikus, kui me peaks grupi tasemel mõne teise ettevõtte ära ostma, saab ka selle sinna agentuuri kohe suunata. Ja see ongi nagu, et mina arvan, et see on väga suur konkurentsi eelis meile, kui meil on endal olemas kõva digiagentuur, kuhu me saame kohe suunata iga ettevõtte, mille me omandame tulevikus. Rumeenia. Miks Rumeenia? Mis värk on? Rumeenia. See oli ka, kuna me leidsin kunagi freelanceri sealt, väga tugeva turundusspetsialisti. Ja siis tegin talle ettepaneku, et hakkame uusi inimesi värbama seal. Ja kuidagi orgaaniliselt läks, et kui sul on juba seal üks inimene olemas, siis tema ümber saab juba midagi ehitama hakata. Ja Rumeenia turg on ju väga suur, eks. Seal on väga palju talenti. Bukarestis on väga paljud tehnoloogiaettevõtete suured kontorid. Seal on ligi 50 pluss digiagentuuri juba olemas Rumeenias. Võib-olla isegi rohkem, eks. Et see värbamis nii-öelda potentsiaal on seal oluliselt suurem kui Tallinnas. Tase ka vist parem või? Ma ei tea, kas tase parem on, aga ma mõtlen, tippspetsialistid siin ja seal on võrdsed, ma arvan, aga siin on lihtsalt vähem neid spetsialiste, keda saaks nii-öelda endale palgata. Kuidas inimestena eestlane ja rumeenlane koostööd teha saavad? Mida me arvestama peaks või mis on teisiti? Ma arvan, et ei ole mingit vahet selles mõttes, et mis on, muidugi me teeme remote, eks ju, palju koostööd Slackis ja suhtleme, teeme dokumente niimoodi online'is. Ma arvan, et lihtsalt remote või kaugtöö oskused peavad olema. Aga ja sellepärast me palkamegi juhti, et seda kogu asja parandada, et me ei ole 100% rahul. Kui sa räägid otse spetsialistiga versus eks mingi juhi tasemel, sükse kliendi halduse inimesega, et see on nagu teine teema, eks.
et tavaliselt kui agentuuris on, et klient ja spetsialist ei suhtle alati omavahel otse kogu aeg, eks ju, et on ikkagi mingi kliendi inimene seal vahepeal, eks ju. Haldab ja projekte kõik. Kes silub seda ühelt ja teiselt poolt tulevat. Meil on praegu see level on puude, me tahame see taset tõsta. Millise profiiliga need 10 spetsialisti on, mida nemad teevad? Me alles hiljuti värbasime videomarketingi inimese, video nii-öelda editor, eks ju. Siis võtsime kujundaja sinna juurde. Hetkel otsime 2 link building inimest juurde. Siis on meil seal paar copywriterit, content marketing manageri. Ja siis hakkame ilmselt veel otsima nii-öelda conversion rate inimest. Kuidas need eesti keeles on? AB-testijad. Või kes parandab siis seda nii-öelda konversiooni määra, muuta määra, et rohkem külastajad klientideks muutuks veebis. Just, et meil on siis online PR võib-olla, eks ju. Me tahaks nagu, vaata on see T-shape marketer, vaata kus on need hästi kõik need SEO on see kõige alus, eks ju, PPC, meil on PPC ekspert ka olemas maja sees. Et plaan on kuskil 20-30 inimest siis mõne aasta jooksul panna kokku korralik agentuur. Vägev. Millised on turunduse põhimõtted, mida TextMagicust alati jälginud olete? Mis seda edu toonud on? Orgaaniline traffic. Nii. On nagu see number 1 asi meil. Me tegime neid erinevaid free tools nagu ka, mis toob TextMagicu puhul näiteks selline sisestad numbri ja vaatad, et mis carrier või see operaator tal on, eks carrier lookup free tool. Et see toob meile tuhandeid inimesi. Ja nüüd viimasel ajal on meil selline free tool nagu text to speech. Ehk siis kirjutad mingi teksti ja siis AI loeb sulle nii-öelda häälega ette selle teksti. Ja siis saad selle alla laadid ja siis teha mingi video või ma ei tea, mis mõte sul on. Et sellised free toolsid on meil ka üks võimalus või idee, kuidas me traffic'ut tõstame. Mis on veel mingid asjad, mida te SEOs teinud olete, et sa mainisid 2 link buildingu tüüpi, kas SEOs link building polegi surnud? Seal ei ole ainult küsimus selles, et Google'il mingid signaale anda, vaid hästi palju on viimasel ajal tehtud sellised artiklid top 10 SMS marketing software või top 10 CRM software ja siis sa pead sinna listi kuidagi saama. Et sinu firma ka sinna listi saaks, et see ikkagi võtab ka, sa pead ühendust võtma, suhtlema, võib-olla mingit koostööd tegema, et see võtab aega. See on ka tegelikult link building. Aga see lihtsalt sellel artiklil on tohutult traffic'ut ja kui sa seal listis ei ole, siis see traffic sinuni ei jõua, eks. Et sinna sisse saamine võtab ka aega. Kas lisaks sellele suhtlemisele tuleb maksta ka selle lingi eest ja kui, siis mis need summad võivad olla, kui sa saad öelda seda? Meil ongi see tegemata hetkel, et me otsime praegu neid 2 uut inimest ja tahame seda suunda arendada nagu. Ja me oleme orgaaniliselt sattunud paljudesse listidesse. Lihtsalt see inimene, kes artiklit kirjutab, kasutab ka Google'it ja on meid leidnud ja pannud enda listi. Zapier näiteks. Zapier on teinud artikli selle aasta parimad äri SMS teenuse pakkujad ja me oleme seal number 1. Me sattusime sinna orgaaniliselt. Teete järjest ikka väga head asja. Jah, ma arvan, et see autor, kes seda kirjutas, lihtsalt pani ka Google'isse ja leidis meid kuskil sealt. Palju te ise sellist sisu avaldate, mida tahaks Google'is ränkima saada ühes kuus? Palju neid artikleid tuleb või kuidas see protsess käib teil? 2 toote peale Touchpoint ja TextMagic, ma arvan, meil 10+ blogi artiklit iga kuu ilmub. TextMagicus vähem, aga Touchpointis rohkem hetkel. Aga tahame ka seda suurendada neid mahtusid. Täpselt ma ei tea, kui suureks, aga pigem arutaks seda juba selle agentuuri uue juhiga, et mis need mahud on. Kuidas täna see kirjutamise protsess käib, et olete teinud märksõna uuringu, valinud mingi märksõna välja, mis sealt saab edasi? Ma isiklikult ei kirjuta artikleid, aga ma tean, et tehakse mingi brief, märksõnad määratakse ja siis antakse selle kelle kirjutajale kätte, eks, et me tahame seda artiklit ja siis luuakse see. Hästi palju tuleb koostööpakkumisi viimasel ajal, et tahaks meile kirjutada, kuna meil textmagic.com domeeni see ranking on väga hea, domain rank või mis selle see nimi on, et väga palju pakutakse nagu, et kirjutame teile sisu
no muidugi nende huvi on saada mingi link ka, eks ju, aga no me võtame neid ka vahest vastu. Mis see domain rating teil on? Mul jäi Ahrefsist järgi kontrollimata need see ettevalmistamise suurusjärk. 80 või? Oi, ilus. Muidugi tahavad. Jah, see on nagu väga väärtuslik neile. Kuidas trial kliendist saada ikkagi selline pikaajaline klient, et kuidas need conversion numbrid saada sinna 32% peale, nagu ma siin tutvustuses lugesin? Mis see võluvits on? Mida teete? Vaata, need numbrid on natuke vanad ka, sest vaata, tolle hetkel oli veel see COVID-i buum. Hästi palju COVID-i sõnumeid oli. Ja nüüd on see kukkunud natukene, aga kuidas siis põhimõtteliselt meil on ju self-service, eks ju, ise teenindus. Saadad sõnumi, meeldib, maksad $10. Et see nii-öelda sisenemislävi on nii pisike selles valdkonnas, et sa võid teha triali ja ostad ära tunni aja jooksul. Et seal on, me ei pea müüki tegema seal, kuna mahud on väiksed, eks. Et suuri kliente meil väga ei ole ala mingid suured pangad või nemad ei kasuta meid, pigem on sellised väiksed ja mikroettevõtted, kus käivad asjad väga kiiresti. Kas omanik ise teeb konto ja tal on vaja kohe saata 100 sõnumit, ta teeb kiirelt asjad, eks. Ta ei mõtle pikalt. Et tänu sellele on need numbrid nagu head. Mida te nendega teete, kes selle triali on teinud, aga need sa, ma ei tea, nädala jooksul, 2 jooksul jälgite ta kuidagi, et ei ole nüüd ikkagi mingit raha teile andnud, et... Meil on mõned trip-kampaaniad. Lihtsalt saadame erinevat sisu. Ja see ongi kõik nagu emailid, midagi muud me ei tee. Sõnumeid ei saada ise neile? Ei. Kunagi proovisime helistada, aga inimesed vihkasid neid kõnesid. Katkestasime selle projekti kiirelt. Nad ei taha rääkida mitte millestki. Ameeriklased vihkavad, kui sa talle helistad. Ega siin Eestis me ka, ma arvan, mõlemad väga rõõmsalt neid telefonitoru vastu ei võta, kui meile müüki tehakse, on ju. No just. Et see ei toiminud üldse. No ka emailid toiminud väga hästi. Trip-kampaania. Mis selle trip-kampaania sisu on? Millised need kirjad on? Tutvustame erinevaid funktsioone tootes. Pluss teeme mingid pakkumisi, sooduspakkumisi. Et jah, see toimib väga hästi. Kui tihedalt need emailid tulevad, kui pikk see trip-kampaania on, nii et nädala jooksul iga päev üks kiri või? Nädala aeg on aktiivne, siis on vahepeal paus, siis on jälle paar kirja. No kus circa kuu jooksul saadame ala mingi 15 kirja. Ja siis hakkame vist saatma iga kuu mingisugust sellist monthly nagu summary't, nagu kasutaja kuu kokkuvõtte, et see läheb ka iga kuu nagu. Kuidas te seda väldite, et kliente juurest minema läheb mõnda teise analoogsesse ettevõttesse? Väga midagi ei saa teha, eks. Et kui ei meeldi, ega siis me ei saa kuidagi nagu, no see ongi vaata. Suuremates firmades on sellised account managerid, eks ju, kes kohe helistavad, kui midagi viga on, aga meil ei ole, vaata, meil ei ole need mahud nii suured. No, kliendi väärtus ei ole nii suur, et nüüd hakkan pingutama väga palju. Meil tegelikult suuremate klientidega on tihedamad suhtlused ala support teemad ja neil on vaja mingisugused raporteid saada süsteemist, et nendega on tihedam suhtlus. Aga väiksematega ei ole, eks. No, kui väiksemad ära lähevad, siis pole midagi teha. Meil oligi väga suur churn seoses sellega, et COVID-i boom see läbi, eks. Et need COVID-i sõnumid lõppesid ära, et vaata, oli hästi palju selliste kriisisuhtlust. Jõusaal lahti, jõusaal kinni, jõusaal lahti. Just, et see on kadunud, on ju. Kogu see traffic on kadunud, ehk need kliendid kadusid ära. Seal pole mingit valikut, ma ei saa midagi parata sinna, eks, et ära läks. Et see ongi olnud suur journey allikas viimasel ajal. Aga nüüd jah, hakkab stabiliseeruma jälle. Kas olete endale laua peale kirjutanud ka sellise küsimuse, et kuidas ma nüüd ikkagi selle kliendi elu ja väärtust kasvatada saaks ja mida ma selle jaoks meeskonnaga teha saan? Jah, nüüd viimane projekt oli see hinnatõus. Tõssime siis numbrite rendi hinda, SMS-ide hinda. Tuleb, mida me TextMagicus veel teeme, tuleb emaili turunduse moodul. Sest tegelikult meie klientidel paljudel on ka email imporditud kontaktibaasi. Aga hetkel ta pole sellega midagi teha, eks. Siis planeerime lisada WhatsApp suhtluskanali, Facebook Messengeri suhtluskanali. Isegi võib-olla teeme ala jagatud inbox, ala Gmailis, et sa saad tiimiga hallata, siis see tulevaid kirju, kas siis support kirju või mingid müügikirju. Ja see on küll üks hea idee, ma kasutan ise sellist tööriista nagu TrackApp selle jaoks koos kelliga. Jah, et mikroettevõttes või väikeettevõttes ma arvan, et see on väga hea funktsioon. Võib-olla sa ei taha päris ticketing süsteemi peale minna, aga selline shared või jagatud inbox on juba täitsa okei, eks. Ja sa saad seda koos hallata seal. Et põhimõtteliselt
TextMagicus saabki selline kommunikatsiooniplatvorm väikeettevõtetele varsti. Mitte ainult SMS-i kommunikatsioon, vaid laiem siuke email, kõik asjad tulevad juurde sinna. Kui ma seda Restardi saadet kuulasin ja seda podcasti ette valmistasin, siis seal sa mainisid, kuidas te XXL portaalis tegite seda emaili seda platvormi ja sul oli ikka kogu aeg oli see igavene probleemne koht. Mida te seekord teisite, et oled sellest nüüd traumast üle saanud? XXLis oli vist see free email, nagu tasuta emaili teenus. Et selle üleval pidamine oli keeruline. Aga TextMagicus tuleb see shared inbox, et see on nagu, me ei ole täpselt ei tea, kuidas me seda teeme, aga ala Google'i Gmail võimaldab ligipääsu sellele, eks. Et see tehniline nii-öelda arendus on tegemata hetkel. Enne kui me võtame ette järgmise küsimuse, siis võib-olla sa oled juba kuulnud, et 1. juulist 2023 Google Analytics 4 on kohustuslik ja Google Analytics Universal lõpetab oma tegevuse. Kui sa tahad, et su turundus, eelarve ja tegevused oleksid täpselt mõõdetavad, paigas Google Analytics 4, Google Tag Manager, siis Henri Palmar, minu kolleeg Lavist selles osas sind hea meelega aitab. Võtta temaga ühendust henri@lavi.ee või helista talle 5127-838 ning sinu turundus on korrektselt mõõdetav ja sinu turunduse kulust saab tegelikult sinu turunduse tulu. Nüüd aga läheme podcasti juurde tagasi. Te olete SEOs väga hea, te olete märksõnadega Google'is igal pool väljas, aga nagu me mõlemad turundajana teame, siis sellest üksi on vähe, et kui inimene selle klikki ära teeb, siis kuidas ehitada selline maandumisleht, et ta päriselt tahab seda trialit teha või siis lõpuks seda ostu teha? Et mis need olulised komponendid sinu meelest on, mis seal olema peavad? No kui praegu vaadata Google'it, siis sul on 4-5 reklaami seal ees, eks. Väga raske on sealt mingi klikki saada. Aga mis me teeme on, paneme palju neid start free trial nuppe, siis ma ütlen, meie see praegune marketing site tegelikult ongi ajale jalgu jäänud. Me teeme praegu täiesti uut disaini, et teeme selle väga modernseks ja pigem tahakski näha, kuidas see conversion rate siis muutub, eks. Meil on see visits to trial on ikkagi väga väike tegelikult. Meil on palju trafficut, aga see ei konverdi ära nagu trialiks väga, väga lihtsalt. Aga ma arvan, et me ei tee mitte midagi erilist selles mõttes selle landing page'i osas, et ongi start free trial nupp ja view pricing ja content ja kogu lugu. Mingit magic'ut seal ei ole minu arust. Et kui sa suudad trafficut luua, tekitada endale, siis tulevad ka trialid. Ma arvan. Sa ütlesid, et see protsent on väga väike. Mis see väga väike numbriliselt on, kui sa saad ja tead? Meil on vaata see väga palju kasutajaid tuleb lihtsalt navigeerib kodulehele ja läheb lihtsalt login vajutab. Siis on meil need free toolsid, mis väga palju trafficut tekitavad. Siis see lööbki selle numbri alla, et see on alla 1% nagu. Et tegelikult vist normaalsed numbrid on ikkagi palju suuremad. Aga kuna meil on selline ma arvan, et Gmaili esilehe need andmed on sama väiksed vist. Kuidas see uue disaini tegemise protsess käib? Kas see on lihtsalt see, et nüüd on meil võetud disainer, et teeme ilusama ja modernsema või on seal taga mis? Me teeme sellist asja nagu UX research. Isegi kui me teeme marketingi disaini, me vaatame ikkagi mingi 50 marketing saiti ka üle, vaatame, mis seal tehakse. Kuidas see nii-öelda konkreetne sisublokk on lahendatud ala kliendi reviews, eks ju. Et kuidas see välja näeb nagu teistel. Ja siis lihtsalt rakendamegi parimad nagu ideed ja teeme oma versiooni sellest. Et põhimõtteliselt me arendame seda või loome seda marketing saiti nagu uut toodet põhimõtteliselt. See on meie üks toode. Et see väga tähtis on see, et kuna me tahame ise teenindust pakkuda, et klient tuleb maandub meie saidile ja hakkab meie kliendiks. See on meie soov. Me ei taha, et ta võtaks meiega ühendust ja raiskaks aega, et ta võiks kohe edasi liikuda. Sest meil on hetkel 4 disainerit, kõik töötavad Figmas, on Figma spetsid. Meie tootejuhid on Figma spetsideks saanud. Figma on põhiline tööriist meil praegu. See on nagu nii hea asi tiimitööks. Et jah, võt nii ongi.
paljude kasutajatega olete teinud mingeid intervjuid või küsitlusi, et saada aru, mida neil vaja on selle sama nii-öelda uurimustöö käigus? Ma tegingi nüüd alles 6 või poolteist tagasi tegime sellise suure kliendi uuringu ja me küsisime sellise väga lihtsa küsimuse. How do you describe TextMagic to your friends or colleagues? Ja selgituseks panime, et we are trying to find out the best copy. Ja siis inimesed lihtsalt kirjutasid meile, kuidas nad kirjeldavad TextMagicut. Ja me saime umbes 1000+ vastust. Ja siis ma võtsin ChatGPT ette ja hakkasin lihtsalt kopima neid sinna chati. Ja siis ma hakkasin analüüsima, küsisin et millised olid enim kasutatud sõnad TextMagicu kirjeldamiseks. Millised olid enim mainitud feature'id. Ja niimoodi, ta saab ise, kes sa ütled talle, et tee tabel sellest ja ta teebki sulle tabeli. Et mul ongi nüüd 10 leheküljeline selle kliendi uuringu analüüs tehtud ja nüüd copywriter saabki võtta ja copy-pastega luua selle sisu, kogu selle skeletoni luua. Ta ei pea hakkama mõtlema, mis ta siia paneb. Ja ta paneb selle, mis kliendid ütlesid. Kui sa näeks, mis mu pea sees praegu toimub, on see plahvatav pea, sest kui ma tegin turunduslaborit, enne kui me hakkasime tegema turunduslaborit, ma tegin samamoodi kliendi uuringu ja mul on see nagu, ma arvan, 90% osas läbi käimata, mul on ka mingi 40 lehte materjali ja muidugi see annab ju sööta chati praegu sisse. Just. Geniaalne. Aga seal on muidugi nüanss, et sa saad mingi 200 kaupa, ta ei võta kogu seda 1000 korraga sisse, lihtsalt panedki tüki kaupa. Ja tal lihtsalt ongi kogu see asi mälus ja nüüd sa hakkad pärima absoluutselt, mida sa tahad sellest servist. Mis sõnasid seal kasutate, mis laused, mis fraase, mis repliike, kui palju mainiti sõna communication, kui palju mainiti sõna SMS sending ja nii edasi. Ma sain nagu absoluutse ülevaate, mida meie kliendid arvavad meist. Ja kuidas nad meid kirjeldavad, kuidas nad mõtlevad meist. Ma tean seda nüüd väga hästi. Geniaalne. Kuidas saada 1000 vastust? Andsite mingi tasuta SMS välja või kuidas saada ikkagi 1000 inimest vastama? See on väga, väga suur number. Me tegime suht robustselt, et me kasutame seda Hotjari, eks ju, ja panimegi sellise full page küsimuse lihtsalt, et sa ei saanudki mööda minna sellest. No muidugi sa võisid ristikesega kinni panna selle, aga see viskas sulle lihtsalt äpis ette suure full page ja seal oligi see küsimuseks. Sul oligi valik, kas paned kinni või vastad. Sa ei saanudki nagu, ta ei olnud mingi väike pop-up nurgas kuskil, vaid oligi selline nagu terve lehekülg küsimus. Seal on erinevad formaadid. Ja lihtsalt tuligi 1000+ vastust. Ja enamus olid ikkagi mitmelauselised. Ja sealt juba annab midagi tuletada. Mis hetkel te seda pop-upi kuvasite? Paljud minu arust e-poetivad selle vea, et kui ma sinna lähen, siis on see kohe mul nagu plaks on kuskil ees. See oli mingi aja peale triggerdatud, äraminemise peale triggerdatud? See oli ikkagi veepäppis, kui sa oled sisse loginud. Mitte marketing saidi, sest marketing saidi külastaja ju ei ole meie klient. Just. Ikkagi see, kes on veebiäppis sees juba, need nägid seda. Selle samas Restardi saates sa kunagi mainisid, et 25% kliendid soovitavad siis teid edasi. Kuidas see protsent nii suureks saada? See oli ka, me saime selle info sellest servist, küsisime peale makset, et kuidas te meid leidsite. Ja siis seda valiti palju. Võt see on huvitav, et ma arvan, et see vau-efekt, kui inimene ei ole kunagi SMS-i kasutanud ja ta ei saa oma neid kliente kätte kuidagi e-maili või kõne kaudu ja järsku hakkab kasutama SMS-i ja näeb, kuigi lihtsalt ta saab vastuseid. Ma arvan, et see vau-efekt on see, mis paneb inimesi nagu rääkima, et nüüd, mida ta saavutas sellega ja siis räägib edasi. Ma arvan, et see on see põhjus. Teil on olemas ka affiliate programm. Kuidas te selle üles ehitasite nii, et see päriselt töötab või vähemalt see on seal lehel olemas, ega ma ei tea, nüüd ma küsingi, kas see päriselt töötab ja mis nagu selline võti on sellise affiliate programmi üles ehitamisel? Ma arvan, et see ei tööta eriti hästi. Et see me väga palju sellega ei tegele, meil on see olemas, aga ta ei ole mingi suur osa meie käibest. Et võib olla see lihtsalt see meie toode ja siis see ei ole nii huvitav nendele affiliate'idele. Võib-olla need käibed on väikesed. Ühe kliendi nii-öelda lifetime value on liiga pisike. Versus sul on, sa vahendad mingit saasi, kus sul on 10 000. See on palju huvitavam affiliate'i jaoks. Et see,
unistus oli suurem, aga tegelikult see ei ole nii efektiivne meie jaoks. Aga see ongi ettevõtja roll, katsetada ja turundada roll, proovida, mis töötab, mis mitte. Meil on see share ja shale, mis seal first promoter on nagu see first promoter on need tööriistad seal. Kuidas teil jaguneb 1 miljoni suurune turunduseelarve ja kui suur tiim on, kes seda manageerib? Ja kas 1 miljon on mul üldse õige number, mis ma olen saanud? Meil selle aasta eelarve 2 juba. Ja oligi siis seesama Rumeenia tiim pluss siis Tallinnast mina ja tootejuhid. Vaatame, kuidas me seda kulutame. Meil hetkel me kulutame vähem, et me valmistume selle uue TextMagicu lansseeringuks ja kui see on tehtud, siis hakkame rohkem kulutama. Et meil ei ole mõtet praegu väga palju panustada sinna nii-öelda BBC-sse ja tasulistesse reklaamidesse. Meil on normaalsed summad seal, aga plaan on umbes 2 või 3 kordistada aasta teises pooles. Pluss touchpointi lansseering see aasta. Kus kohas te need klikid ostate? Mis need peamised kanalid teie jaoks on, mis teie jaoks töötavad? Me kasutame Bingi, Google Adsi, Facebooki vist, LinkedIni. No sellised standardsed kanalid. LinkedInist klikid võrreldes Google Adsi ja tunduvad nagu väga kallid. Mul endal isiklik kogemus puudub, aga jälle turu pealt kuuled, et kuidas te need kasumlikuks enda jaoks saanud olete? Meil on vist, ma ütleks, et ega ma nüüd väga kasumlik ei ole, aga ikkagi nibin-nabin on kasumis see asi. No mu lootus on, et ala see klient räägib veel oma 5 sõbrale, eks ju. Et selles mõttes, kui vaadata kogu meie turunduseelarvet ja klientide käivet, et siis on kõik see väga kasumlik tegevus. Et ei ole mõtet, sest võib-olla inimene teeb kliki, aga teeb konto teisest arvutist, et sa ei saa kokku panna kõik need numbrid nii hästi, eks ju. Pigem töötab ikkagi väga hästi, ma arvan kõik. Kui palju teil turunduseelarvet läheb sellistesse kohtadesse, mille tasuvust ongi keeruline mõtta, ma ei tea, ajalehte reklaam või õue mingisse telkusse midagi näidata ja kuvanda. Teete üldse sellist asja? Praegu eriti ei tee. Meil oli plaan teha outdoor-kampaania osas, aga see oli pool meie turunduseelarvest ja üsna väike kampaania. See nagu väga ei tasu ära. Ma tean, et Togul tegi kunagi New Yorgis suure outdoor-kampaania, vist raiskasid $1 miljon. Kuidas neil läks? Me ei läinud hästi. Jäigi sinna raiskamise reale, jah? Pigem see oli raisatud raha. Et siis võttis ka nagu tõmbas tagasi nagu. Et see Alari Aho jagas siis oma seda kogemust. Et väga ei toimi. Et kui sa oled digifirma, siis sa teed digis oma asju. Jah, ja sinna annab ju panna, nagu me mõlemad teame, ikka väga palju sinna klikkida alla ja sinna SEO alla või ükstas kõik kuhu digis on ju. Just. Muidugi tegelikult TextMagicu tööstusarus tasuliste keywordide maht ei ole lõputa. Seal on ka piir tuleb ette. Ta ei ole nagu nii suur tööstusaru. SMS-turundus üleüldse. Palun too näiteid, kus kohas seda kasutada saab. Et sa mainisid, et COVID-aegse nagu kriisikommunikatsiooni osas, aga kus veel ma seda SMS-i, et kui kuule mõtleb, et mul ei ole seda. Ma ei ole ise ka turundajana 14 aasta jooksul kasutanud, siis ma mõtlesin, et on aeg katsetada ja proovida. Kus kohas seda teha saab? Nüüd ma tegelikult hakkangi aru saama, et meie ideaalne klient ei ole üldse turundaja. On pigem see, kellel on kommunikatsiooni probleem. Et need nii-öelda use case'id on hoopis mujal. Et see nagu nojah, okei. Eestis on meeldetuletused näiteks peamine ala, et sul on vaja homme sinna tulla ja arsti juurde ja salongi, ükskõik, eks. See on vist Eestis number 1 kasutus. Mingisugused butiigid saadavad ka mulle SMS-reklaami näiteks Eestis. Aga kui me räägime USAst, siis on saanud selgeks, et seal on ikkagi puhas kommunikatsioon. Sa saadad grupi sõnumi, et te peate esitama mingid dokumendid või alatudengitele, et tähtajad kukuvad. Et kas see on nüüd reklaam siis või pigem see on nagu kommunikatsioon, eks. Et see grupi sõnumite saatmise kasutus nii-öelda ampluaa nii lai. Et see ei ole ainult, et nüüd ma saadan sulle turundus- ja müügipakkumise. Kui sa saadad mingi grupile sõnumi, siis see on kriisikommunikatsioon, meeldetuletus, mingisugune sisemine kommunikatsioon, et need kasutusvõimalused on nii laiad.
Siis ma mõtlen ise just ka, et me korraldame turunduslaboris ka erinevaid konverentse, inimesed panevad kirja ja siis ma ei tea, 33–40% tulevad kohale, aga tegelikult me ei ole kasutanud SMS-i meeldetuletamiseks ja email ja me teame kõik, kui palju me saame SMS-e, kui vähe tegelikult. Tegelikult üks kasutus on ka nii-öelda konverentsi päeval inimestega suhtlemine, info levitamine. Et nüüd hakkab siin saalis see asi ja tulge siia. Et investor Toomase konverentsil juba kasutatakse seda võimalust. Me oleme seal ka üks sponsor ja siis nad on võtnud selle kasutusele, et saadavad päeva jooksul mõned SMS-id, et paremini infot edastada. Hommikul saadavad, et nüüd hakkab konverents ja tulge ja midagi sellist. Et kui ma emaili turundajana võin vastu rindu taguda, et ma ei tea, open rate 50% on ikka väga kõva, siis SMS-il ma julgen pakkuda 90 ja rohkem või? Ja ma arvan, et see tuleb ka sellest, et kui sa saad mingisuguse sõnumi, siis see ilmub sulle juba home screen'il, eks. Sa ei peagi võib-olla avama, aga sa loed läbi juba. Et see lööbki numbri suureks. Kui lihtne üldse selle SMS turundusega alustada on? Või selle kommunikatsiooniga teie platvormil just? Umbes sama keeruline kui Facebooki konto loomine või Gmaili konto loomine põhimõtteliselt. Lähed online ja teed konto, hakkad saatma. Aga muidugi sul peab olema mingisugune enda list, eks ju. Excelis või kuskil CSV failis ja laadid selle üles ja hakkad saatma. See ongi kogu lugu. Kuidas sellega, emailides on see sama GDPR täna, kuidas SMS-ides, kas ja kuidas seadus seda reguleerib meil või Euroopas siis? USAs hakkab see asi üsna karmiks minema, et iga saatja või nii-öelda bränd, kes saadab sõnumid, peab ennast registreerima nagu. Et USAs võideldakse väga aktiivselt selle spämmi ja igasuguste fraudide vastu. Et tulevikus ongi põhimõtteliselt sul on vaja passi, et saata SMS-i USAs. Et see läheb päris karmiks. Aga selles mõttes see on nagu meie tööstusele on nagu kasulik tegelikult, et see puhastub nagu ja tõstab prestiisi pigem. Et saab vähem nii-öelda spämmijaid on. Millised mingid sellised parimad praktikad on, mida meeles hoida kommunikatsiooni tehes või turundus tehes, et sama, et ma ei tea, kas inimesed pelgavad SMS-ist linki klikkida, et tont teab, kuhu see mind viib ja jälle võetakse mu pangakoodid ära, et... Ma arvan, et linke ei ole küll mõtet klikkida nagu. Pigem on siis mingi spämmiga tegu või fraadiga. Et võiks vältida nagu. See on nagu põhimõtteliselt selline... see on ka üks põhjus, miks USAs need uued reeglid tulevad, et tahetakse lahti saada sellest probleemist. Et inimesed ei saadaks jama ja sellised phishing või et panema kontoandmed või... Et vanematel inimestel on väga keeruline aru saada, et kes selle sõnumi täpselt saatis. Et noored võib-olla saavad aru, aga vanemad ei saa, eks ju, sellepärast ongi vaja nagu regulatsioone muuta. Et vähendada neid spämmijaid ja fraudi inimesi. Aga kui ma näiteks nüüd olen e-poe omanik ja mul on kliendi andmed ja mul on kampaania, siis sa soovitad pigem mitte link panna sinna sõnumi sisse ja panna sinna näiteks siis mingi kood, et siit poest saad või? USAs on see, et võib spam-filtrisse sattuda see sõnum lihtsalt. Et lingid on nagu selline nagu signaal, et mingi teema on. Mingi jama. Yeah. Et siis läheb spam-filtrisse suure tõenäosusega. Kuidas USAs SMS-kommunikatsiooni turundus erineb meie koduturust, kui sa üldse oled Eesti SMS-idega nii-öelda poolega kursis? Ma arvan, et Eestis on see uus, et sa saad reaalselt ka vastuseid nii-öelda saada. Kahepoolne kommunikatsioon on võimalik tegelikult SMS-iga, aga siin Eestis on ainult one way enne. Ühes suunas, ala nii-öelda outbound enne. Aga tegelikult USAs on ka võimalus saada vastuseid. Tegelikult ka meil on Eestis võimalik kahepoolset suhtlust arendada, chatida läbi selle SMS-i ja meie teenuse. Aga seda väga ei kasutata. Turundaja mõtleb, pagan, mul on tööde list on niigi suur, et kui nüüd see 1000 inimest mulle veel sõnumeid vastu hakkad saatma, siis ma ei jõua sellega midagi. Aga kui sa oled mingi kinnisvara valdkonnas näiteks, meelega suure huviga vastaks, suhtleks. Kliendi elu ja väärtus suur tasuks pingutada. No just, aga ei ole vist see info siia jõudnud täpselt. No võtte turundajatel ja kinnisvaramakleritel mõttekoht, et kui sul on suured kliendid on ju, siis tegelikult ikkagi nagu suhtlema peab. Jah, saab. Kuidas te USA turul eristute teistest teenusepakkujatest? Et suur turg, palju võimalusi, aga ka ju palju teisi tegijaid. Ja, väga suur konkurents. Üks on niimoodi, kuidas me nagu raha võtame oma teenuse eest. USAs on hästi palju sellist kuumaksuga teenust. 500 sõnumit kuus maksab sul $30. Aga meie erineme selle poolest
kuna meil on nagu kasutuspõhine pay as you go ehk siis sõnumi hind on 4 senti ja maksadki. Sul on vaja 1000 sõnumit saata, sa maksad $40. Ja kui sul järgmine kuu ei ole ühtegi sõnumit vaja saata, sa maksad 0, eks. Normaalne. Et see ongi kõige suurem erinevus meil. Et funktsioonide mõttes me oleme suht sarnased kõik. Aga see nii-öelda makse nii-öelda loogika on täiesti erinev. Võib-olla see ongi meie üks nii-öelda konkurentsieelis. Et inimesed seda subscriptionit võtta, aga nad tahavad saata sõnumit, siis võtavad meid, eks. Kuna me ei võta iga kuu raha, vaid võtame vastavalt sellele, palju nad sõnumit saadavad. Ma arvan, et see on kõige suurem erinevus. Mida ma sealt platvormilt statistika mõttes näen, kui ma nüüd need sõnumid 1000 tükki välja olen saatnud? Me teeme seda ka uuendame kõvasti hetkel. Aga põhimõtteliselt sa näedki lihtsalt oma mahtusid. Palju sa oled saatnud ja palju sulle sõnumid sisse tulnud on ja mis su kulud on ja suhteliselt standardne analüütika nagu. Mis väljakutseid toob tiimile üldse, ka sulle endale kaasa selline circa 30% iga-aastane kasv ettevõttes? Kasvate ikka väga kiirelt. No, kui vaadata meie esimese kvartali tulemusi, siis me kasvasime tegelikult ainult 5%. See on net halvemaks läinud. Aga töö käib, uus marketing sait tuleb, uus tootedisain tuleb, uued funktsioonid tulevad, hinnatõus tuleb, enne. Et ma arvan, me liigume tagasi sinna 30% peale. Et see ajutine tagasilöök oli praegu. Kuidas sellise tuumiktiimi hoidmine käib? Niimoodi, et targad inimesed ettevõttest ära ei läheks? Meil on nüüd see aasta saab täis inimesed, kelle ma võtsin tööle 10 aastat tagasi. Wow. Esimestel saab 10 aastat täis. Ma ei teagi, ma arvan, et see lihtsalt, kui on nii huvitav töö, siis inimesed tahavad olla, ma arvan. Plus nüüd see börsiga seoses meil võimalik anda optsioone välja ja need optsioonid muutuvad siis 3 aasta jooksul päris aktsiateks ja siis tekib võimalus need aktsiad ka rahaks teha börsil või leida ostja ja siis müüa talle. Et see on ka üks meetod, ma arvan. No ja kui ikkagi inimesed nii kaua on olnud, siis sul on kindlasti mingid enda juhtimise põhimõtted välja kujunenud. Mis need on? Ma arvan, et autonoomsus, et inimesed, et ma ei mikromanageeri kõiki asju, et inimesed saavad ise tegutseda vabalt ja ma arvan, et see ongi üks võti. Kas sa siis juhina oled andnud lihtsalt ette mingid mõõdikud mingitele osakondadele või kõik teavad, mis on konkreetne nende roll, kuidas te neid asju üle vaatate, kuidas on see, et sa saad ikkagi käed lahti lasta ja autonoomselt lasta selle asjal kulgeda ja nii edukalt? Mul ongi perioodidega see asi olnud, et kui kasv on ilus, siis teen võib-olla vähem asju, eks ju, aga kui hakkavad mingi probleemid, siis on jälle aktiivsem periood. Pidevalt ongi siuke ei ole sama intensiivsusega kogu aeg asju teinud. Et nüüd, kui läksime börsile, siis intensiivsus tõusis ja nüüd, kui kasv on aeglustunud, siis me jälle väga intensiivselt tegutseme, eks ju, mina enne. Et üritan teha kõik, mis võimalik. Et suvel ma puhkan päris pikalt kaua, tegelen meresõiduga, käime perega matkamas. Ja kuidagi on praegu sujunud asjad. Mis alusel ja kui palju sa kellelegi üldse selliseid optsioone annad? Kuidas sina lähened sellele? Meil on väga lihtne süsteem seal, et inimese aasta brutopalk ja siis tekib mingisugune summa, ala näiteks 50 000 või siis pigem ikkagi rohkem, sest meil on suuremad palgad, ja siis selle summa ulatuses saab optsiooni inimene. Et aktsia tänane börsihind jagatud siis selle või nii-öelda brutosumma, aastane brutosumma jagatud tänase aktsia hinnaga ja sa saadki selle optsioonide koguse. Et kui sul on 50 000 bruto, aktsia hind on 5, sa saad 10 000 optsiooni. Ja seda sa pakud sellist optsiooni võimalust kõikidele oma 88 töötajale või? Ei saa pakkuda, sest meil on palju inimesi piirkondades, mis on sanktsioneeritud.
Sest meil on hästi palju arendajaid on, eks ju, Ida-Euroopa riikides. Et jah, see plaan, kuna see sõda tuli peale, siis me ei ole andnud, eks ju. Aga siin Eestis ja Rumeenias on kõigil. Et ei ole sealt välja valinud, et on ainult managementil võimalus saada? Ei, meil on absoluutselt kõik saavad. Börsile minek. Minu jaoks tundub täiesti nagu müstiline asi. Räägi, kuidas see protsess üldse käib ja kus sul see nagu mõte idanema hakkas, et miks sinna minna? Miks mitte olla lihtsalt samamoodi ise ettevõtja vaikselt tiksutada ja teha ja mitte kellegile aru anda, nii nagu sa täna nüüd tegema pead? Kui meenutada, mis toimus tööturul 2021 aastal, iga teine startup tõstis miljonid, raha enne. Tööturul oli metsik konkurents, olukord oli väga meeletu. Ja börsi teema tuli pilti siis, kui Saunum läks börsile, tegi selle First North IPO ja kui nendel läks nii edukalt seal. Ja siis sellest First Northist hakati rohkem rääkima ja siis 2021 investor Toomase konverentsil siis vaatasin online'is seda ülekannet ja siis seal räägiti sellest börsi teemast ja IPO-dest ja siis tekkiski mõte, et teeks ka nagu, et midagi on vaja muuta, et selles nii-öelda konkurentsis silma jääda, et üldse olla, et vähegi olla konkurentsivõimeline tööturul. Ja protsess oli siis niimoodi, et sul on valida, kes sul seda IPO-t läbi viib, nii-öelda korraldab tehniliselt ja juhib seda protsessi. Meie valisime LHV ja siis juriidiline nõustaja ja finantsnõustaja. Me valisime siis Eversheds ja Klaar välja selleks. Ja siis see meeskond hakkaski mõtlema, et mis dokumente vaja teha on ja millist due diligence'i on vaja ja et enda poolt, ettevõtte poolt pidime ka midagi tegema, aga põhimõtteliselt see tiim tegi suure töö ära. Et see on, jah, läks hästi see IPO ka. Jah, väga tubli. Pikk see protsess oli ja kas sa pidid nagu ettevõtte sees ka mingit protsesse muutma nüüd selle jaoks, et olla börsi kõlbulik? Põhimuutus oli see, et börsile saab minna Eesti ettevõtte, aga Texmagic oli ju Inglismaal registreeritud. Siis oligi vaja luua Eestis ettevõtte, aktsiaselts ja kuhu siis liigutati kõik need nii-öelda varad ja nagu see intellektuaalne omand ja kõik asjad, tooted, brändid. Ja siis tekitati see keha, mis sai börsile minna Eestis. See oli kõige suurem nii-öelda töö selles projektis. Aga kui sul juba on Eesti ettevõtte aktsiaselts, siis see protsess on palju lihtsam. Et meie puhul oli keeruline see, et meil ei olnudki üldse firmat, mis börsile minna saaks. Me pidime kõik selle ette valmistama. Ja kaua see aega võttis? Kui me räägime seda, et jaanuaris 2021 tegime otsuse ja siis detsembris 2021 jõudsime börsile. Ligi 1 aasta läks aega. Õppetunde kogu selle protsessi kohta. Et kui mõni kuuleja mõtleb, kellel on selline ettevõte, et kas minna või mitte minna börsile, siis mida ta arvestama peaks? Mida sina õppisid kogu selle asja käigus? Kui nüüd uuesti alustada protsessi, selle teadmise, mis mul juba on, ma arvan, et teeks suurem IPO, suurema mahulise IPO. Et praegu võib-olla börsibuum ei ole, eks ju, aga tol hetkel oli metsik börsibuum ja jätkunud kõigil aktsiad piisavalt. Et tagantjärgi oleks võib-olla teinud 20 miljonilise IPO, aga tegime 2,5. Ma arvan, et kuskil 10 korda suurem IPO oleks võinud olla tegelikult. Selle oleks ka ettevõttel suurem mõju olnud ja oleks ka võib-olla investorid rohkem saanud. Et see võib-olla oli kõige suurem õppetund. Kus see 2,5 miljonit nagu tuli? Keegi ütles, et see on mõistlik või on mingid seaduse regulatsioonid, et nii saab? Puhtalt seaduse teema, et 2,5 oli nagu lihtsamini tehtav. Et sul ei olnud vaja mitmesaja leheküljelist prospekti. Et nüüd on muidugi see tõusnud 5 miljoni peale juba, see number, eks, et sul lihtsam teha 5 miljonilist tehingut ka. Aga meie puhul ma arvan, me oleks võinud teha ikkagi 20 miljonise IPO. Jah, ma arvan, see IPO suurus oli kõige suurem õppetund. Kas see kripeldab praegu seni või sa oled sellest ikkagi lahti lasknud, et läks nii nagu läks?
ja ei läinud üldse mitte halvasti tegelikult, on ju. Ei, seda jah, aga me ei oleks saanudki suuremat teha, sest meil polnud seda ajalugu ja asju, eks ju. Aga kui me peaks nüüd põhiturule liikuma, siis me teeme suurema projekti. Et meil on nagu see baas olemas nüüd ja nüüd saame teha midagi suuremat. Tuleme selle Touchpointi juurde. Te arendate mingit väga keerulist ja suurt toodet. Suur see tiim on ja kuidas päriselt teha sellist toodet, mida siis klient vajab ja tahab? Ma tahaks just seda, et ei oleks keeruline toode. et inimene teeb ise trial ja hakkab kasutama, sest kui me vaatame näiteks Intercomi või Zendeski, siis tegelikult keskmine ettevõtja saab ise hakkama selle toote aktiveerimisega ja see on ka meie eesmärk, eks. Me tänaseks oleme jõudnud sinnani, et Touchpointis on 50 IT või nii-öelda arendajat, inseneri. No sellest muidugi 8 on, eks ju, testijad, QA, aga ja ülejäänud on siis front-end ja back-end arendajad pluss tootejuhid. Et see on nagu meie jaoks täiesti uus startup põhimõtteliselt ja me oleme sinna investeerinud juba 5+ miljonit vist umbes. Ja siseneme hästi suurele turule, ülisuur konkurents, aga me ise arvame seda, et kui konkurents on, raha on, et siis sealt mingi väike tükk endale võtta, ma arvan, et on täiesti teostatav. Palju sa ise sinna nii-öelda tootemeheks oled kasvanud sealt turundaja rollist või on sul seal peal olemas mingid oma teised spetsialistid? Meil on seal täiesti iseseisev tiim. Ma ei pea seal iga päev midagi tegema, et mul ongi nagu iga nädal üks koosolek ja arutame ja vaatame disaine, kuidas on arenenud ja funktsioone. Praegu on üks kuum teema meil AI, eks ju. Kuidas me saame AI-d rakendada seal tootes. Et kuidas AI kirjutab su eest mingisuguse vastuse drafti valmis, kuidas AI saab sulle teksti soovitada, kui sa trükid, et ta soovitab teksti, eks ju. Kuidas see chatbot sinna luua, et need chatbotid on täna päris kasulikud juba, eks. Ei ole nii rumalad, nagu nad 3 aastat tagasi. Päris targad. Et praegu on seal nagu ka suur fookus, kuidas AI-d rakendada klienditeeninduse kiirendamiseks ja efektiivsemaks tegemiseks. Millal plaan Touchpoint lansseerida on? Ja milline see lansseerimise plaan ka teie näidetud on? Meie enda klienditeeninduse tööriist hetkel TextMagicus on Zendesk. Meie plaan on teha seda niimoodi, et me võtame kõigepealt Touchpointi oma maja sees kasutusele. Meil on umbes 6 agenti, kes iga päev teevad supporti ja vaatame, kuidas see meil maja sees läheb kõigepealt. Teeme selle beta, nii-öelda private beta või kuidas seda nimetatakse. Ja siis kasutame seda mõned kuud, vaatame. Ja siis plaan on avalik launch teha meil detsembris see aasta. Ja siis hakkame vaatama, mis saab. Kas see projekt on sinu enda jaoks täna kõige põnevam, mis on laual või kui sa peaks valima ühe oma lemmikutest, mida sa hommikul, täna saab sellega tegeleda? Mina olen ise aktiivsemalt seotud TextMagicu projektiga, et meil on seal üks põhiline tootejuht, kellega me igapäevaselt neid disaini asju teeme. Et meil ongi nagu, ma ei jaksaks nii palju panustada igale poole, eks. Et Touchpoint on praegu väga heades kätes, seal on väga head spetsialistid tööl. Et seal see asi sujub väga hästi. Et ma ei pea nagu nii aktiivselt seal tegelema asjadega. Kuidas sa nagu sind kuulates, sul on lihtsalt nagu nii palju asju käsil. Ütle, kuidas sa ise selle juures ennast värskena hoiad ja vaimu nii, et ei oleks läbi põlenud? No seda, kui me tegime seda price increase'i projekti, siis oli küll paar ööd ei maganud normaalselt, et päev enne seda e-maili välja saatmist oli päris pingeline öö, ja mis nüüd saab. Aga selgus, et midagi eriti ei saanud, eks. Mida ma teen, siis ma käin jõusaalis 2 korda nädalas, jalutan 10 000 sammu päevas, on eesmärk, miinimum. Siis nüüd üritan jooksmas hakata käima, väga kuidagi keeruline on see protsess, et nii-öelda saaks seda võhma. Siis suvel on meil selline meresõiduhobi, see on väga lõbus. Käime Gotlandil, Rootsis, Soomes, saared sõidame läbi, eks ju. Reisime perega. No jah, ongi kõik.
kuidas sa, kui see unetuöö oli enne seda hinnatõusu, kuidas sa selle pinge nagu maha võtsid, mida sa endale ütlesid, sisendasid nagu? Kuna see ei olnud meil esimene suur hinnatõus, me tegime 2015 vist tegime ka 2-kordse hinnatõusu Ameerikas. Meil oli 2 senti sõnumi hind, tõstsime 4 peale, eks. Me oleme juba 1 korra läbi teinud sellist suurt hinnatõusu. No oligi see kogemus, vaata, oli olemas juba, siis ma teadsin, mida hullu ei juhtu, eks. On jah mingi, meil tuli nii-öelda 1-star reviews, tuli kuskil 3 tükki Trustpilotisse. Et inimesed on rahul, et kuidas me oleme nii ülbed ja tõstame hinda ja midagi sõimasid meid. Et see oligi nagu avalikkuse mõttes oligi see review saidil, keegi kommenteeris midagi selline nagu halb. Pluss siis mingi ports e-maile tuli support ja pluss siis inimesed me andsimegi seal e-mailis võimalus, et kui sulle ikkagi ei sobi, siis pane konto kinni ja siis sul rohkem mingid maksed ei tule, eks. Et selles mõttes ma arvan, et see kogemus, et ükskord on tehtud juba seda, et siis tunduski nagu, et teostatav asi. Kuidas te nende Trustpilotite ühtedele kommenteerisite või reageerisite? Ma arvan, et me ei teinudki midagi erilist. Me ütlesimegi, et kui teenus ei sobi, siis polegi variant, et pakume refundi ja midagi taolist. Standard vastus. Me ei hakanud väga seal vaidlema, vaata, pole mõtet. Me ei saa midagi teha. Kui ei sobi, siis ei sobi. Just, mine mujale. Yeah. Kuidas sa ise ettevõtjana oma sellist nälga hoiad, et selles mängus olla? Et sa oled ju 90ndate lõpust olnud ettevõtja. Kaua veel? Ma arvan, mingi 30 aastat vähemalt veel. Oot, see on suhtumine. Aga kuidas sa nagu oma seda huvi hoiad? Et sul on ka ju tegelikult, sa võiks ju, ma sind kuulates võiks ju tegelikult aasta läbi reisida ja puhata ja ei peaks üldse nende kõikide asjadega tegelema. Ikka sa valid need unetutööd. Ma arvan, et see jutt, et ma lähen pensionile, osad räägivad, et ma olen 30-aastaselt pensionil, see on väga igav minu arust. Et kui vaadata, kui vana Warren Buffett ja Charlie Munger on, nemad igapäevaselt tegelevad veel oma äriga, eks. 9+ mõlemad vist. Et ma arvan küll, et ma võiks ka töötada umbes sama kaua. Et kui hoida ikkagi vormis ennast ja sporti teha ja puhata ja siis ongi osa periood on sul teed vähem, siis on intensiivsemad perioodid. Aga miks see põrs on ka huvitav on see, et sul on seal ikkagi ports investorid, kes ootavad tulemusi ja siis küsivad, mis toimub, kui ei ole kiire kasv. Ja see on ka üks hea motivaator mul. Et ikkagi on vaja börsile raporteerida, investorid õnnelikuks teha. Ja see annab ka nii-öelda boost'i. Lisab see sellist stressi ka, et ma ei tea, ongi tulemused ei ole nii head, lähed, mõtled, pagan, siin on mingi 1000 inimest, kes on minusse uskund ja investeerin, nagu ma ei suuda talle deliverda. Kuidas sa nende mõtetega hakkama saad? Ma just vaatasin täna hommikul, meil on 8000 aktsionäri. 8000. No ongi, siis teedki hinnatõusu ja teed uue toote ja peadki midagi välja mõtlema, et ei saa enam liugu lasta lihtsalt, et pead pingutama. See ongi tegelikult motiveeriv. See on hea välinora, on ju? Jah, just kogu aeg keegi taha midagi, et sa teeksid. Sa ehitad täna portfelli ka? Jaa. Räägi sellest natuke lähemalt. See on tõenäoliselt ka üks asi, mis sind vist motiveerib ja kannustab. IPO raames me tegelikult lubasemegi välja, et me vaatame ka nii-öelda ülevõtmiste suunas. Et laiendada oma SaaS-toodete portfelli, et me saaksime teha ristmüüki, ristturundust, et meil oleks võimalus TextMagicu tänastele klientidele pakkuda rohkem tooteid. Näiteks Touchpoint sobiks väga hästi, väga paljudele TextMagicu klientidele, kus on ka klienditeenindust vaja teha. Mis on nüüd suur uudis on see, et me ostame ära Voogi. Oho, nii. Mis on siis väga tuntud bränd siin Eestis, tegeleb siis kodulehekülgede loomisega ja e-poodide loomisega. Et teeme sellise tehingu. Miks Voog ja mille järgi te üldse valite, millised need SaaS-tooted teie portfelli sobiks? Praegu on meie strateegia vaadata siis sellised horisontaalsed SaaS-tooted, mis oleksid nii-öelda laia sihtgrupiga, sest sellist kodulehe loomise lahendust on võimalik pakkuda kõigile, eks ju, praktiliselt iga ettevõtte vajab seda versus selline nii-öelda kodulehekülje platvorm advokaadibüroodele näiteks. Et see ei oleks nagu meie teema, et me pigem vaatame, see on siis vertikaalne SaaS, meil on nagu horisontaalne SaaS, mis sobib igale ettevõttele põhimõtteliselt. Tegelikult SMS-i kommunikatsioon sobib ka kõikidele ettevõtetele. Et praegu on meil selline strateegia, et me saaks võimalikult suure kliendi
baasiga tooteid portfelli. 5 aasta pärast, mis see suur portfell on ja millega sa ise tahaksid kõige rohkem tegeleda? Me ise arvame, et me teeme aastas 1-2 tehingut. See sõltub muidugi meie vabast rahavoost, kui palju Textmagic või Touchpoint või Voog tulevikus raha teenivad. See annab siis võimaluse meil teisi ettevõtteid omandada. Et meie see ostustrateegia on see, et on 100% rahaline exit nendele inimestele, kes seal omanikud on. Ja siis pakkuda tiimile optsioone ja palgatõusu näiteks. Et neid edasi motiveerida, seal edasi tegutsema. Ja optsioonid oleks siis juba Textmagicu grupi omadeks, siis nii-öelda avalikult kaubeldavad aktsiad. Ja Voogi puhul ongi kõik endised töötajad, kellel kunagi olid Voogi optsioonid, teevad nii-öelda exiti praegu ja nemad saavad reaalselt raha nagu kõik. Kaasa arvatud need inimesed, kes tulevad ja jäävad sinna tööle, teevad ka täieliku exiti ja nad saavad raha. Et seal tehingu väärtus on 1,1 miljonit eurot. Jah, selline tore tehing toimub. Nii et siis teie käe all, ma saan aru, Voog hakkab kodumaa piiridest ikkagi välja poole nüüd murdma. Ja, et praegu on Voogi USA käive on 2% nende aasta käibest. Me tahame selle viia 80% peale vähemalt. Väga hea plaan. Et totaalselt muuta seda eksporti nendel. Sest nad on ikkagi väga suunatud praegu siia Eestisse ja Baltikumi. Et see on tegelikult, ma arvan, Eesti tarkvarafirmade suur probleem, et nad on kinni jäänud siia Eestisse. Et ma usun, et me leiame veel sellised sarnased ettevõtted, kus on ikkagi turundusprobleem, ei osata turundada, ei osata müüa. Et ma arvan, et see ongi meie nišš, et me saame võtta ja pakkuda sellist võimalust, et tulge meiega kampa ja teeme eduloo Ameerikas ja te saate ka sellest osa läbi nende optsioonideks. Et see on nagu meie pikem strateegia. Väga äge, igas. Tõesti, Priit, nagu suur aitäh, et sa podcastit tulid. Mis ma sulle siit kaasa soovin on see, et teie portfellis oleks väga palju ägedad ettevõtted, keda te saate aidata erinevatele turgudele ja et ühel ilusal päeval oleks sinu kaelas ka see ükssarviku kuldne ilus medal. No, sõltub, millal Pärsipuum tuleb. Järgmine. Jah, just. Nii et paneme siis ennast valmis. Aitäh sulle, Priit. Okei, aitäh. Suur aitäh, et sa selle podcasti lõpuni kuulasid. Enne veel, kui sa lähed oma igapäevaste toimetuste ja tegemiste juurde, siis mõned teemad. Kui sul on vaja enda turundusteadmisi tõsta või meeskonna taset tõsta, siis tule turunduslaborisse. Seal on üle 100 video, mis aitavad sul ja meeskonnal rohkem kliente saada ja mitte ainult rohkem kliente saada, vaid ka neid paremini hoida. Seal on lisaks minu videotele üle 20 teise eksperdi video ja soodsa kuutasu eest saad kogu sellele materjalile kohe ligi. Lisaks on seal koos tegemise päevad, küsimused, vastused, kõned ja foorum, mis aitavad sind edasi, kui sul on mingid küsimused, tõrked või takistused. Nii et tule kindlasti turunduslaborisse. Teine asi on see, et kui sul on vaja korralikult töötavat veebilehte, mis oleks kui müügimees ja aitaks sul paremini eksporti teha või siis siin koduturul paremini müüki teha, siis tule uuri lavi.ee. See on meie digiagentuur ja sealt sa leiad ka siis erinevaid sisekoolitusi, konsultatsioone, mida me teeme, strateegiaid, mida me kokku paneme. Nii et kui sul on abi vaja, siis tule uuri ja võib-olla me saame sind aidata. Ja kolmandaks, kui sul on vaja kvaliteetset podcasti teha, veebiseminari läbi viia või enda lehele tõesti hästi tehtud videoid salvestada, siis uuri Marathon Studiose kodulehelt, kuidas nemad saavad sind aidata. marathonstudios.ee ja samamoodi on nemad kogu turunduslabori loomise taga, kogu selle sama podcasti on nad aidanud mul luua ja koos me tegime ka Eesti kõige suuremad online turundusüritused, 12 tundi turundust ja 12 tundi turundust e-kaubandus. Nii et uuri kindlasti ka nende veebilehte ja ma usun, et nad saavad sind samamoodi aidata, nagu nad on aidanud mind.